Tõmba teemi suurõsõle, seto korgõ kaasavara, hõbõplekist kujondami, hingehoitjast tarvilitsast, sõlõ altik sõna saava, muistse põlve peranduse. Täna siis teeme seto traditsioonilist tehet kaalakõrda vanadest saari hõbekopikatest. Mina kasutan praegu siis 10-kopikalisi ja pärast ripatsiteks tulevad 15-kopikalised. Et kõike seda alustada, kõigepealt puhastame nad, siis nad tahavad aeglast kuivamist. Ja kui nad rahulikult siin maha jahtuvad, siis paneme happesse puhastuma. Samal ajal saab traati ette valmistada. Mina kasutan akutrelli, et teha siis rõngaid ja siis keerutan ümber metallvarda. Hõbetraat peab olema siis ennem pehmeks lõõmutatud. Hoian pinges ja teen hästi tihedalt. Järgmiseks siis, et hakkan saagima siis rõngaid, mis tuleb müntidele külge joota ja sinna ka vahelülisse, et raha keesse läheb kuskil kurgu selle alla, sellesse kaelakõrda läheb kuskil 10 sendised, ma arvan, et 22 münti, et siis mõlemasse mündi otsa tuleb siis rõngas, ehk siis 2 rõngast mündi kohta pluss siis vaherõngad, samamoodi 2, et kokku paras ports rõngaid teha. Et pooled rõngad tuleb siis kokku joota. Need on jahtunud ja saab panna happesse, kus siis see põlemisoksiid maha puhastub. Nüüd rõngastel painutan traadiotsad tihedalt kokku, et nad jootmisel ilusti kinni jääks. Ja nii peaks siis tegema 42 rõngast vist vähemalt. Ja et hõbe kohe oksiidi peale ei tõmbaks, siis pannakse ta kokku jootevedelikuga. Vaherõngaste jootmiseks kasutan ma kõvat joodist, sest jootmistöid on palju ja mida rohkem kõvat joodist kasutada, seda parem. Asetan joodise tüki saetud avale, et see siis kinni joota. Seda saab teha siis 2 viisil, kas tõstab pintsliga või siis jootmishetkel jootmispulgaga.
alustan pinna kuumutamist ümber hõbeda, et kõigepealt nagu tervet pinda soojendada, et siis joodis jookseb paremini. Nüüd panen nad happesse puhastuma. Samal ajal saan puhastada mündid ja hakata siis ka neile rõngaid joodma. Harjan maha messinkarjaga. Nüüd painutan ülejäänud rõngad kokku ja asetan ühele poole, teisele poole münti, et joota nad siis mündile külge. Kuna münt on madala hõbeda proovisisaldusega, siis siin enam kõvat joodist kasutada ei saa, et on siis pigem kas keskmine või pehme. Mina kasutan keskmist. Nüüd tuleb nad sättida hästi lähestikku. Nii et saetud ava on mündi poole. Ja mündi jootmiseks siis läheb keskmine joodis. Ja natuke teiselt poolt ka leeki, et joodist tuleks ilusti üles välja, et hoiaks ilusti mündis kinni. Ja nii tuleb siis teha kõik 22 münti. Laseme tal jälle loomulikult jahtuda. Nüüd, kus kõikidele müntidele on siis 2 rõngast joodetud ja ripatsitele 1,
saab hakata tegema piklikke lülisid sinna müntide vahele. see sõltub, materjali paksus ja jämedus sõltub nüüd sellest, et mis on sul see rõnga läbimõõt. Et mina olen siis 1,5 traadi valtsinud lapikuks, mis istub siis ilusasti siukse müntide vahele. Ja nüüd ma hakkangi tegema piklikke lülisid, et ma alustan alati tegemist ülemisest reast, et kui ülemine rida kõik on laotud, et siis ma näen, kuidas ta langeb ja selle järgi saan siis mõõta alumiste müntide rõngaste nagu vahed, et tekiks niisugune ilus kaar ja need mündid ei kukuks siis omavahel kokku. Ma kõik jootmised teen alles lõpus, siis kui G on kokku laotud. Et ma teen niimoodi müntide jagu, siis kõigepealt ribad lõikan valmis ja siis hakkan neid alles veidi hiljem kokku painutama. Et kokku painutamiseks on erinevaid viise, et igal meistril on omad võtted. Mina harjutasin ennast näpitsate vahel, et siis ma saan kohe siuksed ilusad piklikud ja õige siukse, nad ei oleks liiga siis nagu ümarad ei jääks, vaid jääkski siuksed ilusad kitsad piklikud, et siis näpitsate vahel mulle tundub, et on minu jaoks kõige lihtsam teha. Ja painutan veel siis seda, et ta oleks veel ilusam, et surun niimoodi veel siis terasalasi peale. Siin tuleb siis saada samamoodi, et servad saaksid kokku ja kui on kõik painutatud, siis saab hakata siis ülemisele reale vahele panema pikliklüli, joodetud rõngas, surud kokku ja siis jälle siis pikliklüli. Ja münt. Ja nii teed, kuni terve rivi saab valmis. Ülemise rea lülid on kõik paigas. Lõpetan kohe ka siis alumiste lülide panekut. Mille järel saab panna ripatsid.
viimane münt. Kokku on siis ühendatud 22 10-sendilist ja 11 15 kopikalist, mitte ei ole meil sendid, vaid kopikad. Ja tavaliselt ma lähen, kui mul on ära ladunud, siis ma kontrollin ka enda peal peeglis ees või siis mannekini peal, et kuidas keelangevus on. Aga kuna otsad on veel jootmata, siis praegu veel päris täpselt ei saa öelda. Ja müntide asemel ei pea olema siin siis, või noh, ei pea olema siis ripatsiteks alati mündid, aga võib olla kas südamed või siis üle ühe kuidagi, nii kuidas siis maitsemeel on. Ja nüüd on kee valmis jootmiseks. Selleks ma laotan ta siia jootmise aluse peal. Mulle meeldib teha teda suhteliselt kõik ühe korraga. Ta peaks ilusti nagu mahtuma. Nii. Jälle tuleb teha kõik jootmis vajavad kohad jootevedeliga kokku. Ja siis lõikan joodise tükid. Siin võib täiesti joota ka vabalt kõva joodisega, kuigi ma hetkel kasutan keskmist. Ja tõstan nad siis kõik siia ükshaaval joote kohta valmis, et oleks siis pärast hea ühe ütiga joota. Joodise tükk peab olema piisavalt suur, et kataks siis sellele ühenduskoha, et ühenduskoha tõmbaks niimoodi ilusti täis, et muidugi ei tohi liiga palju ka olla, et kui kõik joodisetükid on pandud, siis pole muud teha, kui kokku joota. Selleks hakkan vaikselt kuumutama eemalt, et see joodis ära kuivaks, et joodis minema ei hüppaks. Ja suunan veel joodist veel siis õige koha peale. Teraspulk aitab tal ilusti veel laiali minna. Kui kõik jootmised on tehtud ja happes puhastunud, siis puhastame messinkarjaga kõik jootmismustuse maha. Ja seda, mida ei suuda hari, teeb pärast poleertrummel, kuhu ta läheb. Siin potska sees on mul siis teraskuulid, mis masinate ajab siis ta ringi ja siis see hõbeehe läheb sul ilusti särav läikivaks. Ta peaks olema siin siis umbes kuskil kuni tund aega. Siin on, sees on siis teraskuulidega vedelik, mis on siis vesi ja siis niisugune spetsiaalne
ehete puhastamiseks mõeldud vahend, mis on siis tavastist ostetud. aga võib ka kasutada täitsa nõudepesuvahendit. kui ta hästi ei taha käia, siis natuke loksutada kõik laiali ja anda talle võib-olla vahepeal hoogu. Nüüd on meil trummel tund aega käinud. Et saame näha, kui säravaks ta siis peale seda töötlust on läinud. Siin kleepib alati kuule külge. Et ta juba annab selle särava efekti, aga trummel jätab ikkagi siia ümber nende reljeefide sukse halli halo, mille me peame siis veel poleermasinaga kindlasti veel nagu üle tegema, kõigepealt messingarjaga ja siis veel tulevad erinevad pastad ja kettad, et anda siis ehtele lõppläige. Kohe näitan, kuidas ma kuivatan ta veidi ära. Et messingharjal tulevad siis alati need madalamad pöörded. Ese peab olema fikseeritud ja surud kergelt vasta. Oht on tõmmata alati siia ka ehe vahele, mis on midagi ka aeg-ajalt juhtub. See ei ole meeldiv. Ja siis teete niimoodi terve keel. Ja nüüd, kui on messingarjaga tehtud, tuleb käia üle siis 3 erineva pastaga. Alustuseks on siis oranž pasta, mis on kõige robustsem ja võtab veel viimased kriimustused ära ja annab nagu eeltöötlus sellele hõbedale. Siis on punane, et annab juba peenviimistluse ja viimaseks on siis rohelist, mis annab siis ilusa läike. Ja et kõike seda siis teha, hakkad järjest ja kõigepealt paned pastat, keerad pöörded juba üles. See on tööprotsessi kõige mustem osa. Metall läheb siin kuumaks ja iga peale siis seda poleeri tuleb puhtaks vee all pesta ja harjata, et selleks sobib hästi näiteks vana hambari ja siis panedki nõudepesuvahendit ja vett ja lihtsalt harjad puhtaks ja siis lähed järgmise etapiga, kuni siis kõik 3 pastat on tehtud ja kee ongi valmis. Nüüd saab mannekeni peal vaadata, kuidas siis kee ilusti istub, et panen ta siit ilusti kinni. Et vanasti olid siin taga siis suured aasad ja seoti kaela siis linase paela või ilusa siis värvilise paelaga, et mulle tundub, et siit on ilusti, kõik on sirge ja selliseid kokku jonksatamisi ei ole, nii et tundub, et töö õnnestus hästi. Et loodame, et uus kandja tunneb rõõmu.